Oled unistanud saada keemikuks? Kas soovite veeta oma ülejäänud elupäevad sügaval keldris, kus saate nautida äädika, väävli ja desinfitseerija seguses õhus täielikku isolatsiooni välismaailmast? Antud video tutvustab teile meie väärtuseid läbi ohutusnõuete ja tutvustab meile teie väärtust läbi ohutusnõuete jälgimise. Enne lapsest astumist tuleb sul eemaldada riided, ülariided, ning jätta need lähimasse garderoobi. Kinnita lahti juuksed ja eemaldage rikkuvad iluesemed, ning olete valmis sisenema aineteaduse tarisse. Raporti sisenemisel arvesta, et teie töö ei ole ohutu. Vältimaks sööbivate ainete sattumist teie õrnale nahale või ebavajaliku kallile igapäevariietusele tuleb teil anda järgmisi tasemeid. Pillid, kindlad, laborikitter, tuubi. Nüüd olete valmis astma vastu ka kõige rikkalikumale keemilisele ühendile. Esimese sammuna tuleb jälgida, et teil on laua peal vaid ülesandeks vajaminevad esemed. Kõik kõrvaline laualt koheselt eemaldada. Tuubi. Tööd tehes võivad ülesanded alguses keerulised tunduda, kuid põhjalikul läbilugemisel avaldavad ka pealtnäha keerukamad ülesanded oma astmelise lihtsuse. Veendu kasutatavate ainete ohutuses ja arvesta nende riskidega. Hoia oma töölaud puhtana, kaitse oma töölauda kõrvaliste esemete eest. Pika tööpäeva järel võib teil kõht tühjaks minna, kuid ärge laske sel positiivsel tundel endast ja teie teadushimmust võitu saada. Eeskujulik keemik ei söö. Ära ürita süüa aineid, ohja oma instinkte. Eeskujulik keemik on vastupidav ega katsu ei oma suud, nina ega silmi. Kui siiski teile peaks õnnetu juhusena sattuma keemikaal nahale, loputage seda voolava veega ja teavitage juhtimist juhatajalt. Juhtkonnas võetakse ohutuse suurendamiseks tarvitusele vastavad meetmed. Katse lõpuks kokkuge kokku kõik ohtlikud ained. Kui päevatöö on lõpetatud, tuleb koristada ära oma töökoht. Koristage ära ennast, tehke nõud, tehke käed ja kaduge siit, et juhatus siin teid enam ei näeks. Huksite läbi, head aega!